Aga tere hommikust kõigile. Hea on siin olla ja ka suur privileeg. Aga enne kui me alustame, siis ma teeks kiire palvega. Ärge tõuske. Isa, ma tänan sind selle hommiku eest ja ma palun tõesti, et sinu sõna tooks esile, et sinu kallis püha vaim oleks selle sees ja teeks selle elavaks. Tänan sind, Isa, selle eest. Amen. Kui Jeesus tõusis surnust ülesse, siis ta ilmutas ennast jüngritele päris mitu korda. Ja üks kord oli see, kui jüngrid püüdsid kala terve öö läbi, nende ei saanud mitte midagi. Ja Jeesus tuli sinna kaldale, jüngrid ei saanud arugi, et see Jeesus on, sest ta keegi suri ristil ja endal oli selline kahtlus sees, aga Jeesus ütles, et püüdke sealt kohast ja siis nad võtsid seda kuulda, püüdsid, said metsikult kala ja siis, kui nad tulid lõpuks randa tagasi ja said ikkagi lõpuks aru, et see oli Jeesus, sest ta ütles täpselt, kus kala on ja nad said nii palju, siis nad tulid randa. Jeesus valmistas neile hommikusöögi, see oli vara hommikul ja nad sõid seal ja siis Jeesus küsis Peetruselt selle hommikusöögi käigus ja ta küsis, et Peetrus, kas sa armastad mind? Ja kui sa täna hommikul oled siin, siis pane ennast korra äkki sinna päris palju aastaid tagasi. Ma ei tea, kus sa täna hommikusööki sõid, aga ma arvan, et see ei olnud järvekaldal vara hommikul, võib-olla mõni sõi, aga pane end sinna kohta ja sa sööd hommikus koos Jeesusega ja sa oled Jeesuse jünger ja Jeesus küsib sinu käest, kas sa armastad mind? Mis sa mõtleksid sel hetkel või mis su peas oleks, et kas see pigem nagu üllataks sind või ma ei tea, millele sa esimese asjana mõtleksid, aga Paulus kirjutab nii korintlastele. See on teine kiri korintlastele, peatükk 13, salmist 5. Katsuge endid, kas te olete usus, uurige ise endid või kas te ei tunne ise endid ära, et Jeesus Kristus on teie sees. Ja Paulus kutsub üles sellisele nagu endasse vaatamisele, et kuule, et vaata korraks endasse, vaata enda sisse, kuidas on su usuelu. Tee süüke nagu reaalsuse kontroll. Või siis Jeesus küsib lihtsamalt, kas sa armastad mind täna? Ja nii ägelt me laulsime mõlemat varianti. Jeesus armastab meid, see on kindel ja mina armastan Jeesust. Aga Paulus kutsub üles enese kontrollile, kas me tõesti elame usus ja ma tahaks täna hommikul kutsuda teid üles või korra paneme fookus sellele, et vaatame korraks enda sisse. Vaatame üle, kuidas me käime usus ja kui ma vaatasin ka kommentaare selle sama kirjaga kohta, siis seal tuli nii hästi välja see, et see eesmärk ei ole see, et kui me vaatame enda sisse, siis loomulikult me näeme, millised me oleme. Me oleme patused, me peaks häbi tundma, kui õudsed patused me oleme. See eesmärk ei ole see, vaid eesmärk on see, et vaatame positiivses mõttes enda peale, et kas Jumal on, mis tegeb, kas me oleme täis püha vaimu ja kui me ei ole, kas me peaks midagi tegema sellega ja siis me peaks olema täis püha vaimu, me peaks käima usus. Paulus kutsub üles ja kui me hakkasime ka sellise nagu suurema uue hooaega pihta, sest sügis algas, kes läks kooli, kes vahetab töökohta, võib-olla mis iganes inimestel on, siis selle keskel me kuidagi ei tohi nagu panna seda nagu tahaplaani, sest ma tean, see on nii lihtne tulema, maailm tuleb täiega selga. Aga kui me ei võta neid hetki ega tee seda väikest sükest nagu endasse vaatamist, enese kontrolli, kuidas on meie usuelu? Kas sa armastad mind? Ja kui ma loen Jaakobuse esimesest peatükist, salmist 23. Sest kui keegi on sõna kuulja, aga mitte tegija, siis ta on inimese sarnane, kes vaatleb oma ihulikku palet peeglist, sest ta vaatles ennast, läks ära ning unustas kohe, missugune ta oli. Ja ma loen ka Matteuse 7. peatükist, salmist 24. Jeesus ütleb nii, igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule.
sadas paduvihma ja tulid veevood, puhusid tuuled ning söösid vastu seda maja. Aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid mu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale ja sadas paduvihma ja tulid veevood ja puhusid tuuled ning söösid vastu seda maja ning see maja varises ja selle kokku varisemine oli ränk. Tol ajal oli normaalne see, et olid õpetajad, siis õpetajatel oli niisugune nagu kuulajaskond ja seda nagu sellist kuulajaskonda oli päris palju. See oli normaalne, et sa kuulasid õpetust ja see nagu levis tänavatel, aga see oli nagu üks teine asi, kui sa olid sõnategija, sest kui sa järgnesid õpetajale, siis sind hüüti selle õpetaja jüngriks. Ja ma usun, et täna siin, kui me vaatame endasse, kui me teeme seda oma vaimuliku elu kontrolli, siis üks asi, mida me otsime, on see, et kas me oleme sõnakuuljad või kas me oleme ka sõnategijad. Ja kui Jeesus oma jüngrid otsib ja kui ta neid üles kasvatab ja kui me ka oleme Jeesuse jüngrid, siis ta otsib jüngreid, mitte lihtsalt sõnakuuljaid, vaid sõnategijaid. Ja mul on selline nagu, ma ei tea, kas see on nagu võime, aga mul on selline hea oskus nagu asju väga hästi ette kujutada. Lausa nii hästi, et ma olen väga visuaalne, ma suudan väga hea pildi omale maalida, mis iganes nagu ma näen. Ja siis ma suudan isegi selles nagu, mitte nagu elada oma mingis väljamõeldud reaalsuses, aga ma suudan selles nii detailseni minna, et see mõjutab mind, kas siis positiivselt või negatiivses mõttes. Ja üks hea näite on selles, et me oleme praegu majas, see ei ole uus maja ja siis ma näen selles majas nii palju potentsiaali. Ja ma mõtlen, et see tuba, siin me saame teha niimoodi, see aed seal me teeme niimoodi ja minu peas see maja on teistsugune. Minu peas need toad näevad teistsugused välja, minu peas need viimistlusasjad, kuidas see kõik täpselt on, mul hästi nagu ehitus meeldib ja mul meeldib see teema ja siis mul on juba nagu oma peas, see maja on juba midagi muud. See aed on midagi muud ja ma suudan nagu väga hästi nagu ette näha, kuidas ma täpselt siin teen kõik ja mingis mõttes see oht on see, et me oleme nüüd seal natuke aega olnud ja selle aastaga seal ei ole pärast mitte midagi muutunud. Et see kõik väga ilus mu peas, aga seal reaalselt ei ole, me oleme suutnud seal midagi teha, aga meil on palju muid projekte ka, aga seal on mõned asjad, väiksed asjad muutunud, aga see, mis on minu peas, see ei ole see, nagu, mis on täna see reaalsuseks saanud. Ja reaalselt, kui ma mõtlen selle peale, see on tore, ma näen asju, ma näen potentsiaali, aga kui see kordagi ei jõua nagu reaalsusesse, kui midagi sellest ei tõlgendu sellesse, mis on päriselt meie elus, siis on nagu, ma ütleks selle kohta nagu enesepettus. Ja ma pean ennast nagu jälgima päris tihti, et on veel valdkondi, kus ma kujutan omale mingisuguse reaalsuse ette, et kuidas see võiks olla, mis potentsiaal siin kõik on. Aga kui ükski neist asjadest nagu kordagi mul päriselt plaani ei jõua, siis ma ei tea, mis selle kohta nagu öelda. Siis ma elan mingisuguses paralleelreaalsuses, mis ei ole reaalsus ja sisuliselt ma petan ennast. Ja ma ei tea, kas sinu elus on ka need kohti, kus sa nagu, sa oled selle sees nii palju olnud, sa oled kuulnud sellest nii palju, sa oled lausa nii nagu kuidagi läbi imbunud sellest, et see justkui oleks reaalsus su elus. Et see nagu peaaegu on reaalsus. Aga kui sa vaatad nagu päriselt, siis ega see ikka ei ole ka. Et tegelikult, et see saaks reaalsuseks, seal on nii palju samme. Ja ma usun, et see, et kui me täna oleme need, ma räägin ka see jutlus on nagu mulle, et kui me tihti oleme need sõnakuuljad, siis see reaalsuse kontroll peab olema selles kohas, et kui me kuuleme seda sõna, nagu kui me oleme kristlased, siis me kuuleme jutlused, ma sõidan hästi palju autoga, ma kuulen jutlused ja ülistust ja ma mõtlen, ja sa saad aru, see vaimulik elu, see saab mingisuguseks vägevaks reaalsuseks minu peas. Ma olen teoorias nagu väga hea. Ma saan aru, ja siis sa kujutadki seda ette omale, aga mingi hetk, kui sa vaatad, aga kui sa oma elu vaatad, kui palju sellest, kas sa nagu teed seda? Kas need asjad on kuidagi tõlgendunud sinu ellu? Ja kui seda ei ole, siis ma usun, et Paulus ütleb selle kohta, et täna siin, kus sa oled, vaata korra enda sisse, katsu ennast läbi ja nagu tee see nagu vaimulik elu kontroll,
Sest ja see ei ole see, et me peame kuidagi tegudega olema Jumala meelepärased. Ei, Jumal armastab meid, see punkt. Aga kas me armastame Jumalat ja selle armastamise loomulikkuses nagu protsessis on viljad. Ja need viljad tihti on usuteod. Ja see on nagu positiivne osa sellest, et me vaatame korra enda sisse. Kas need asjad, millest me oleme mõelnud, mida Jumal on meile kõnetanud või kuidagi meie südamesse pannud, mis meile nagu Jumala sõnast välja nagu karanud heas mõttes, kas see nagu on formuleerumas sinu reaalsuseks kuidagi? Ja kui ei ole, siis mis sealt nagu puudu on? Ja ärme ole kuuljad, vaid oleme tegijad. Ja mis täna minu sees on ka see, et kui me mõtleme Jumala sõna peale ja selle nagu sõnakuulelik olemine Jumala sõnale, siis Jumala sõna nagu katab päris palju, aga mis täna mind eriliselt puudutas, millest ma tahan jagada ja kus me võiksime seda oma reaalsuseks nagu hakata formuleeruma, on see. Ma loen mõned kirjakohad. See on Heebrealaste 10. peatükk, salmist 24. Ja mõtelegem üksteise peale, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Ärgem jätkeme unarusse oma kogunemist, nõnda nagu mõnel on kombeks, vaid mainitsegem üksteist ja seda enam, et te näete seda päeva lähenevat. Apostlite teod, 2. peatükk, salm 42. Aga nad jäid püsima apostlite õpetuses ja osaduses, leivamurdmises ja palvetes. Ja mul on roomlastele peatükis 12, salmist 4. Sest otse kui meil on üks ihu ja palju liikmeid, aga kõigi liikmel ei ole sama talitlust. Nõnda me oleme paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Ja mis on mu südames, on osadus usklike vahel, osadus Jumalaga ja osadus nagu selles ihus. Piibel ütleb väga selgelt, et kogudus ja usklike selline kommuun, see on Kristuse ihu ja see on, mille pea on Kristus. Aga kui te mõtlete korra nagu ihu peale, siis Paulus, see metafoor on nii hea. See, et Paulus räägib sellest, et kogudus ja Jumala inimesed on kui ihu. See on väga hea, sest ma olen seda kuulnud palju, aga mind kõnetas see ühel kindel viisil. See on see, et ihu liikmetel on üksteist nagu ikkagi hädasti vaja. Ma mäletan natuke aega tagasi, mul oli palju aega tagasi. See oli üle 15 aastat tagasi, midagi sinna kanti. Vanaks jäänud. Aga siis oli meile meeldis sõita nagu mootorratastega palju. Ja mul oli üks mootorrattaõnnetus. See oli siuke loomulikult 100% minu viga, seal ei olnud midagi. Aga see oli siuke pime kurv, kus ma ületasin, kiirustasin ja ma põrkusin. See pimeda kurvi tagant tuli nagu auto välja, ma ei näinud seda, viimane hetk oli, ma ei jõudnud piirdada ka, siis ma panin talle nagu, sõitsin sellesse autosse otse ees sisse, ma ei olnud kuskile nagu põigata, mitte pidurdada, ma ei jõudnud otse sisse ja see hoog oli päris suur ja ma lendasin üle lenksu ja siis ma lendasin üle auto veel kuskile nagu kraavi ja see oli päris šokeeriv. Siis ma olin selle kraavis maas, ma olin täielikus šokis ja loomulikult ma olin seal maas ja siis ma nagu korra kiiresti olin seal pikali ja vaatasin nagu, hakkasin katsuma ennast, et kas mul on kõik jäsemed minu külles kinni ikkagi, et kas midagi ära öeldud. Siis ma katsusin, siis ma ei tundnud midagi, kõik tundus nagu väga okei, igaks katsud läbi, okei, ma ei tea, tundub nagu okei. Korras, kiiver lendas peast ära muidu selle paugu peale. Ja siis ma hakkasin püssi tõusma. Ma vabandan osad ees nüüd. Et ma hakkasin püssi tõusma ja siis ma hakkasin oma jalgu alla võtma ja siis ma hakkasin oma vasakut jalga nagu alla võtma, et üles tõusta. Ja siis reaalselt nagu, kui ma liigutasin, tahtsin oma jalga niimoodi liigutada, siis ainult see osa liikus niimoodi. Ülejäänud jalga rippus all. Ainult see osa liikus niimoodi. Ma vaatasin seda ja siis ma sain aru, et kas ma olen elu lõpuni ratastooli. See oli päris õudne. Aga kuna mul oli mingisugune šokki seisund, siis ma ei tundnud valu üldse. Ma olin täiesti nagu vaatasin seda, liigutasin, katsusin
ja ma ei saanud midagi aru, nagu mis toimub. Ja siis ma lihtsalt ütlesin, keegi nägi seda pealt ja siis ta kutsus kiirabi. Ja pärast muidugi tehti korda, täna on kõik väga hästi, ma olen tänatud. Aga kui Paulus räägib sellest ihu metafoorist, siis ma usun, et sa saad nagu väga selgelt aru sellest, et see osadus ei ole kuidagi Jumala sõna kohaselt siuke nagu vabatahtlik, et tead, kui sa nagu ei ole osaduses, kui sul ei ole seda nagu neid usklikest nagu vendas ja õdesid, kellega sa jagad elusi, kes julgustavad, keda sina julgustad, kui seda ei ole, siis nagu tead, see on okei, sa saad kuidagi hakkama. Kui ma olin seal kraavis ja mu jalg enam alla ei võtnud, siis ma sain väga selgelt aru, et see ei ole okei. No ihu ei toimi niimoodi lihtsalt. Ja see oli pikk ravi, et mind tagasi saada. Aga sa kujutad ette, et kui üks liige ihust nagu veab alt või otsustab nagu ära minna või nagu pooleks minna, siis see mõjutab kogu ihu korraga. Ja ihu ei funktsioneeri enam. Kui sa mõtled koguduse ihu peale, siis on väga selge see, et kui meil on erinevad osad, meil on kõik väga erinevad, me oleme ise erinevad esiteks, meil on erinevad iseloomud, me sobitume erinevalt, aga me moodustame, tahame või ei taha seda, siis moodustame ühe ihu. Ja meil on üksteist hädasti vaja, sind on vaja ja on vaja, et sina ka siin oleksid. Aga see metafoor on minu jaoks nii suur kinnitus sellest, et osaduses olemine, üks asi on teenistus, üks asi on kogudus, aga see koguduse väliselt suuremat pidi, kui meil ei ole sellist nagu usklikest sükest nagu keskkonda, kus me saame pidevalt käia ja saada ise julgustatud, julgustada teisi, uurida koos Jumala sõna, lugeda, siis ausalt öeldes siis väga keeruline seda usuelu üleval hoida. Et kui me täna korraks vaatame endasse ja teeme selle usuelu kontrolli, et kuidas mul on, siis see võiks olla üks koht täna, kus me peaks vaatama, et kas meil on see ala kaetud. Sest kui mul ei ole seda ala kaetud, siis on ikka ülimalt keeruline. Sest need kirjad, mis ma lugesin algkoguduses, nad jäid püsima, sest neil oli osadus. Me oleme üks ihu Kristuses ja meie kohustus on mõelda üksteise peale, kuidas üksteist virgutada armastusele, headele tegudele. Kui seda ei ole, siis see ei toimi lihtsalt, see kuidagi ei toimi ja see on hädavajalik. Ma olen sattunud peale sellisele sarjale nagu Wednesday, ma ei tea, kas keegi on vaadanud seda, noored või vanemad. See ei ole kindlasti midagi, mida me lihtsalt, kõik peate vaatama, see on väga tähtis, kindlasti mitte. Aga see on siuke pullsari, kus on nagu noored ja neil on siuksed supervõimed ja siis nad seal toimetavad ja päästavad üksteist. Aga siuke välja mõeldud, siuke nagu peaaegu nagu multikas. Aga seal on siuke tegelane nagu The Thing, see on ainult käsi. Et ta on kunagi mingi õnnetus juhtunud, siis inimesel oli käsi ära liigatud, millise asi on, aga see käsi oli alles, siis see käsi oli nagu toimetas nagu oma ette. Käis ringi, ta oli nagu oma tegelane seal täitsa. Ja siis, aga ta oli suur probleem, sest ta oli ainult käsi, tal ei olnud ülejäänud ihu ja siis mäletan, seal tehti üks väga naljakas mingi seik, kus nagu siis kõik sellised nagu jupid inimese kehast said kokku mingisugusel sellisel nagu AA nagu kohtumisel, kus on nagu vahel on nagu alkohoolikud, aga nemad olid seal siis nagu ilma ihuta nagu need jäsemed. Et said kokku ja siis rääkisid oma lugusi ja asju, aga see oli nii hea pilt sellest. Ja loomulikult kõigi neile küsimus, et kus on minu see ihu ja kuidas ma saaksin nagu tagasi sellesse keskkonda ja et kuidas kuigi palju nad toimisid üksi, et seal oli mingi silmapaar, kes kuidagi veerisid ringi, aga see oli kuidagi selge pilt sellest, et nagu midagi nad teevad, aga sellises toimivas ihus on neid vaja ja nemad peavad sinna sobituma. See oli kuidagi hea metafoor sellest. Aga mis ma omas elus on näinud see, et umbes sama palju aastat, ma ütlen lihtsalt 15 aastat umbes, olen ka mina nagu kuidagi tundnud seda oma südames ja see on olnud üks prioriteet minu elus, et ka nagu teenistuse väliselt kuidagi nagu otsida seda keskkonda ja vajadusel ka ise luua, ise pussida, ise initsieerida, et oleks selline keskkond, kus sa saaksid nagu kokku ja saada julgustatud ja see on hädavajalik. Ja kui ma vaatan tagasi, siis ma ei oleks täna üldse see inimene ilma nende keskkonnata, et enne kui ma läksin Austraaliasse, Tallinnas, me saime kokku kodudes
meil alati mingi sõpruskond, kellega me leppisime koht, kuule, saame kokku mingi periood kuus ja lihtsalt nagu ei ole mitte niisama, vaid arutame Jumala asju, loeme sõna ja palvetame üksteisest, julgustame üksteist. See oli nii palju, kui ma tagasi mõtlen, kui ma tean, siis mingil kujul ma olen seda alati teinud. Küll mitte ise initsieerunud, aga kas mingisugusel, kui sa teenid kaasas, sa oled mingisuguses meeskonnas, aga see kuidagi ole alati olemas ja kui seda ei ole, siis väga selgelt olen kogenud seda, et kuidagi lihtne on nagu ära vajuda kuskile lihtsalt sinna halli maailmasse, lihtsalt vaikselt lihtsalt lähed ära, sest sul pole seda nagu seda kuidagi seda varustust või seda hädavajalikku toitu ja julgustust. Ja kui me natuke aega tagasi, kui meil oli võimalus käia Rootsis Karmeli kogudusega või mingi osaga ja külastada Peter Norbergi kogudust Uppsalas, siis see oli väga vägev aeg ja seal oli palju head, mis nagu käis läbi ja mis me ennast kõnetas. Aga üks väga selge asi, mis mulle jäi meelde sellest kohast, mis siiamaani nagu kumiseb vaikselt mul sees, on see, ta jagas seal nagu lihtsalt sellises seminari vormis koguduse toimimisest ja taustast. Aga üks asi meil tõesti jäi meelde, see on Johannese peatükk 21, salmist 15. Kui nad nüüd olid söönud, see on siis seesama lugu, kus ma alustasin. Kui nad nüüd olid söönud, ütles Jeesus Simeon Peetrusele, Simeon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Ta ütles talle, jah, issand, sina tead, et ma pean sind kalliks. Jeesus ütles talle, sööda mu tallasid. Ta küsis temalt taas teist korda, Simeon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas talle, jah, issand, sina tead, et ma pean sind kalliks. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Ta küsis temalt kolmandat korda, Simeon, Johannese poeg, kas sa pead mind kalliks? Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda, kas sa pead mind kalliks? Ja ta ütles talle, issand, sina tead, et ma pean sind kalliks. Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Kas sa armastad mind? Ja nagu ikka, kui me loeme Piibli kirja kohta, siis nendes on tegelikult nii palju, seal on nii palju kihte ja see, mis siin toimub, see on ka nagu, seal on neid kihte nagu päris palju. Ma ei püüa neid kõiki nagu lahti seletada ja ega ma ei oskakski lõpuni. Aga see üks nurk, millele ma tahaks täna nagu vihjata, on see, et kui Jeesus küsib, kas armastad mind, siis selle peale ta ütleb seda, aga siis sööda ja hoia mu lambaid kui karjane. Et kuidagi Jumala sõna kohaselt, kui me armastame Jumalat, kui me sinna laulsime sellest, siis üks asi, mida Jumal tuleb välja, ootab sinult, on see, et sa hoiaksid tema inimesi, et sa kannaksid hoolt tema inimeste eest. Ja see on nüüd see, mida ta ütles Peetrusele ja ta kutsus Peetrust sellisele nagu karjase positsiooni öelda, kus ta nagu oligi see koguduse pea ja tal oli see and inimeste eest hoolt kanda ja need päästmisele tuua, aga minu arust see iseloomustab ka üleüldiselt sellist Jumala igatsust meie suhtes, et kui me Jumalat armastame, siis tema nagu selline suurem ootus on see, et kui me oleme tema jüngrid, kui me tulime eelmisest hooajast, kus meil oli teemaks Jeesuse jünger olemine, siis mida see tähendab, mis on Jumalale oluline, kui me oleme tema jüngrid ja me otsustame kuulda seda, mis ta ütleb ja teha selle järgi, siis üks asi, mis ta ütleb selle peale, kui me ütleme talle, et ma armastan sind, siis ta küsib, või ta ütleb, et aga kanna hoolt mu inimeste eest, pea minu kogudust, minu inimesi ja ma usun, et ka inimese üleüldse, pea neid kalliks ja kanna nende eest hoolt. Kui sa seda teed, siis see on kuidagi see praktiline väljendus sellest, kui sa ütled, et ma armastan sind. Ja see oli minu jaoks nii suur selline, kuidagi see kõnetas täiega. Et me tihti, mina kui mehena ka, kui ma ütlen, et ma armastan Jumalat või ma armastan kedagi, siis see sõna alati seondub nagu sükse nagu romantilise poolega. Ma ei mõista seda lõpuni alati. Mul on nagu vahel keeruline öelda, et Jumal, ma armastan sind, et kuidagi
mis see nagu tähendab, aga ma usun, et see on üks asi, seal on palju, mida see tähendab. Seal on väga palju, aga üks asi, kui me täna mõtleme, et kui me tahaks olla sõna kuuljad tegijad ja mida Jumal meie elus on rääkimas, siis, või kuhu ta on kutsumas, siis ma usun, et üks kindel asi, kuhu Jumal on täna kutsumas, on see, et kas me hoolime üksteisest ja kas me kanname üksteisest hoolt koguduses, oma ihus ja ka laiemalt. Ja kui tulla tagasi osaduse juurde, siis see puudutab ka seda, kui me ütleme Jumal, et me armastame, siis kas me oleme ühenduses tema ihuga? Kas me oleme need liikmed, kes rebivad ennast eemale ja ei taha olla selles kehas koos? Või me oleme need, kes on nagu aktiivselt ühenduses ja kes panevad selle ihu koos toimima ja kes otsivad seda ühendust, Jumalaga osandust, aga ka ihuga osandust, sest me ei saa olla ilma, kui me oleks nagu sellises nagu pidevas osaduses üksteisega, usklikega pidevalt. Ja ma usun, et see on see, mis Jumal oma südamesse pani. Ja kui ma korra nagu tõmban selle kokku, siis selle sõnu nimi võiks lihtsalt olla, kas sa armastad mind. Ja kui sa armastad mind, siis katsu ennast läbi vaimulikult, kus su usuelu täna on. Kas sa oled sõna kuulja või kas sa oled ka sõna tegija. Ja kui sa armastad mind, siis kas sa oled aktiivses nagu sellises ühenduses Jumalaga, aga koguduse ihuga, Jeesuse ihuga, ehk siis üksteisega siin. Ja kas me kanname hoolt üksteise eest? Kui me armastame Jeesust, siis ütleb, et siis kanna hoolt mu inimeste eest. Karjasand ei ole kõigile, aga see prioriteet üksteist märgata, üksteisest hoolt kanda, ihuna koos toimida, see on kõigile. Ja lõpuks nagu üks on väga kindel, mis me laulsime ka enne, on see, et Jumal armastab meid 100%, punkt. Et see on kindel. Me ei suuda kunagi oma tegudega kuidagi teda panema ennast rohkem armastama või see ei käi nii, et see kindlasti ei ole see sõnum, et tee rohkem, siis Jumal nagu sa meeldid rohkem. See ei käi nii, Jumala baasarmastus meie vastu on olemas, see on juba olemas, see on kindel. Aga lihtsalt, kui me käime koos Jumalaga, siis me peaks panema tähele neid vilju, mis meie elus on või ei ole. Sest armastus Jumala vastu ja see, kui tema armastus on meie elus, see toob esile vilju ja need võiksid olla viljad, mis tulevad esile. Ja kui neid ei ole, siis positiivses mõttes vaatame täna enda sisse, vaatame korra, kuidas meie usuelu on, mis vajaks korrigeerimist. Ja kui meil on hästi Jumalaga ja kui meil on asjad olemas, siis oleme super tänulikud selle üle, sest see on nii hea, Jumal on nii hea. Okei, tõuseme palvetama. Tänu sulle, Isa. Tänu sulle, et ma usun, et see sõna oli hea ja julgustuseks ja ma tänasin selle eest, Isa. See on ka palun eriliselt oma püha vaimuga kõneta oma ihu, oma rahvast, oma inimesi, Isa. Ja tõesti ilmuta meile sinu armastust, me mõistaksime seda. Ja et me saaksime sellest aru ja luba, et su armastus meie eludes, see, mis sa oled meie jaoks teinud, tänasid luba, et see kannaks vilja, luba, et sellest kasvaks välja midagi head. Ja Isa õpeta meid olema üksteisega kuidagi aktiivsemas osaduses, et me otsiks sellist nagu kommuuni või kohta, kus me saaksime olla, jagada elusi. Nagu see algkoguduses oli, see elude jagamine oli see nagu tähtis osa sellest. Ja luba, anna meile tarkust, õpeta meid, kuidas seda leida, kuidas seda kuidagi tekitada, kuidas seda initsieerida. Täna sul lihtsalt sina juhid meid selles ja sa kutsud meid sellesse, Isa. Täna sind selle eest, Isa.